No nii, tere hommikust! Ma ei tea, kuidas see mikrofon mul töötab, kui ta üldse töötab. Aga lähme sõidame täna natuke ringi. Ja lähme vaatame, äkki püüame kala ka lausa. Et praegu siis katsetangi seda mikrofoni, et ega mul mingit kogemust sellega ei ole. Et tahaks teada, kas selle müra keskelt on midagi kuulda ka. Ja kui on, siis on väga hästi ja kui ei ole, siis siis peab midagi muutma. Aga ega muud viisi teada ei saagi ju. Et sellised lood. Täna on 16 kraadi sooja. Et täna on 16 kraadi sooja, homme juba 8 ja ülehomme lubas lausa 4 kraadi ja hommikul siis või öösel isegi miinust, et sellised lood. Nagu näha, siis teid ei ole veel korda saadud, et kõik on tolmu täis veel. Ja killustik ja igast asju on igal pool, et väga ohtlik on tegelikult sõita. Ma eile väikse tiiru tegin, aga mitu korda oli selline tunne, et oleks võinud üle kaela panna. Killustikku ja igast asju oli tee peal. Et ma ei tea, kui mind on kuulda, siis täna lähme kala püüdma. Jälle, lähme proovime. Et inimesi on päris palju väljas. Ei tea, mõnus sõiduilm on küll. Oi, ma igatsesin juba seda tuult. Värsket õhku niimoodi tsikli seljas. Mega mõnus ikka. Et lähme vaatame, kus see teed meid täna viib. Ma ostsin täna omale selle kalaloa, et ei viitsi iga kord 2 euro kaupa maksta, et ostsin kohe pooleks aastaks 17 eurot. Et 17 eurot ja mingi varsti peaks luba kehtima hakkama. Et lähme vaatame, kus me kala püüame täna. Et väga palju aega pole, aga tund 2 proovime ikka olla. Vaatame, äkki täna saame elu esimese kala kätte. Aga kõigepealt tuleb leida mingi järv või midagi, kus üldse püüda. Jah, sellised lood.
see siin korraldab nüüd? Ma loodan, et siin mudane pole. Et põhimõtteliselt, kui te mind kuulete praegu ja te sellise helikvaliteediga rahul olete, siis minu poolest võib teinegi kord niimoodi sõitma minna. Et sõidu ajal saab rääkida ja värki-särki. Aga kui väga kuulda ei ole midagi, siis peab mingi muu lahenduse välja mõtlema. Mikrofoni ikka suule lähemale saama kuidagi. Mega ilm, mega lihtsalt uskumatu, nii mõnus. Oi jah. No nii. Ega ma ei ole seal kunagi käinud, kuhu me praegu suundume, et ma ei tea, kas seal üldse on midagi ja kas ma olen õigesse kohta, aga vaatame. Äkki ikka leian üles selle koha. Aga seda me veel ei tea. Päris hull mägi, värgid, särgid. Et jah, ma ei oska teile veel öelda. Ma tahaks ühe järve äärde minna, aga ma ei tea, kas see järv on siin. Et hästi tillukene järv. Et ei tea, tahaks proovida, kas seal kala on. Aga seda mina ei oska öelda. Seda näeme koha peal. Ja ma ei tea, kas siit üldse saab kuidagi sinna. Oi jummel. Ei saa mina siit läbi. Oh, kurja küll. Kui ei saa, siis ei saa. Midagi teha. Seal on mingi kuradi tagapool on veel mingi, ma ei tea, 4-5 puud niimoodi raja peale kukkunud. Et midagi teha pole. Aga nüüd mul pole varuplaani. Et. Ma ei tea. Lähme sõidame natuke. Oh jah. Tegelikult mul mõtteid on veel palju, kuhu võiks minna.
aga no vaatame, sõidame, nii mõnus on praegu sõita, täiega meeldib. Kurat, loodus ja värske õhk ja ülikõvar. Vot sellised lood meil siin. Autot ei tule. Siin on suht kitsad teed, et just see hetk, kui sa autot ei oota, võib auto tulla, et ega nalja ei ole. Aga muidu mõnus koht. No nii, kõva mägi. Seal on mingi jahitorn või linnuvaatlustorn või midagi. Hommiku vara sinna minna vaatama, päris äge. Maastikukaitseala. Lähme edasi. Maratoni rada. Jookseb üle siit. Okei. Vot see on mägine. Ma ei tea, kaamera pealt võib-olla pole näha, aga päris kõrge alla laskumine. Ja nüüd ülesse või? Äkki politsei? Ei ole. Huvitav, kas sellise kiiruse pealt on ka midagi kuulda või? 80 kilomeetrit tunnis ja väga suur tuul. Et ma nüüd ei oskagi öelda. Armastan kevadet ja suve.
Lähme täna sinna Paisjärve juurde vaatame. Äkki õnnestub sealt kala saada. No nii, oleme tagasi Paisjärve juures ja ma ei tea, lähme proovime kala püüda või? Et ma ei tea, kas kaldast on mõtet, ma juba näen väikseid kalasi ujumas, aga ma arvan, et need väiksed kalad minu seda suurt lanti ei võta jälle. Aga vaatame, kui ei katset, ei saa teada ka. Täna mul on siis mingi selline paks väikene 2 konksuga ja ma ei tea, kas sellisega saab sellisest paisust üldse midagi. Aga ma räägin, et ma pean ise kõik järgi kogema. Ega muidu ma ei saagi kunagi teada. Pole mõtet kõigilt kogu aeg küsida midagi. Et tuleb ise vaikselt katsetada ja õppida ja nii õppida enda vigadest. Kuigi jah, teinekord kui keegi annab nõu sulle, siis on hea. Aga kui ei anna, siis peab ise õppima. Davai, ühesõnaga. Proovime visata. Jumal äge selline punane väike kalake. Ega ma ei tea, kas üldse mõni kala, suurem kala, kes võiks nagu sellist võtta. Kas ta üldse tuleb nii kaldasse või? Ma ei tea. Palju kalasi on küll muidu, kes vaatavad täitsa kina. Aga kõik on need ussikalad, kes võtavad ussi või midagi. Maisi või. Muidu on ilus ilm küll. No, tänane esimene vetikas. Kurat, nii mõnus suvine tunne. Päike otse näkku. Linnud laulavad. Ja siis teate küll, kui päike kütab vett, siis tuleb see veelõht selline. Täiega suvine. No mis ma nüüd kaasa korjasin? No midagi, läks vastu maad lihtsalt. Jumala äge tegelikult. Sain uue hobi omale. Seal on see mingisugune see
asi seal ees, landi ees, et see sukeldub kohe põhja, kui seda õnge alla hoiad. Et päris äge. Täiega suvine. Ussiga ma oleks ammu juba kala saanud. Ma näen siin kuradi igal pool kallas neid kalu, väikeseid. Aga ma tahaks just õppida landiga kala saama, et mis kala võtab. Kurat, siin niimoodi paar tundi visata, siis oled näost pruun ka, päike paistab nii näkku. Ega võib-olla kala ei taha seda punast värvi võtta ka, võib-olla mõeldud kuskil mujal püüdmiseks, et ei tea. Ma olen kogu aeg käinud keset päeva, kui päike on lagi vähe, ma ei tea, kas kala tahab siis süüa, aga võib-olla peaks proovima mõni päev õhtul minna või teinekord äkki hommiku vara või. Et ma ei tea, jah. Äkki lähme vaatame silla peal. Lähme proovime püüda silla pealt. Äkki on seal ka kala. Mis ka? Siin ei olnud ju. Ainult need väiksed ussikalad. No nii. Õnnestuks natuke suuremat kala näha. Siis oleks see, et no siin peab olema suuremaid kalasi ka, ei saa olla ju, et ei ole. Või saab? Ei usu. Kurat, peab olema ikka suurt kala ka. Kõige odavam õng ja pidi kehvaga olema, aga täna juba lähevad visked natuke paremini kui eelmine kord. Või noh, tegelikult ma jões ei oska niimoodi visata ka, mul jäi kohe kinni, aga vaatame korra siia. Kas siin annab seista? Kannatab.
Oh. Ei tea, mis lanti siin peaks kasutama. Või äkki pole kalal kõht tühi või? Ma ei tea. Läheme liiguma natuke edasi veel. Natukene. Sinna, kus need kivid on näiteks. Kuule, siin on see alles veel, millega siin sõita, vette hüpata. Aga ma ei soovita kellelgi seda teha. Pardi pere seal taga. Äkki peaks selle ära vahetama? Mis te arvate? Et paneks midagi muud otsa. Nii, kuidas see siit lahti käis? Niimoodi. No nii. Vaatame siis. Mis mul siin veel on? Mul on siin igast asju. Ma ei tea. Võiks ühe sellise hõbedasega proovida või mis te arvate? Küll nendele konksudele meeldib kinni jääda üksteise küll. Nii. Ei tea, kui ei proovi, ei saa teada. Kui ei proovi, ei saa teada. Võtame ühe lonksu ka. Panin kodus külma Coca-Colat sisse, et parajalt jahe. Väga hea. No nii. Mingi auto tuli meil, mingid terviseenad võib-olla. Tulid jalutama.
või äkki tuli mingi kalakaitse siia. Aga mul on kõik korras. Pole hullu. Ei tulnud mingit autot. Kujutasin ette. See kose vulin. Kurat, see on küll raske. See raudselt on see, et jääb jälle põhja kinni. Essa viskagi ei jäänud. Päris raske, jah. Mingi 10-15 grammi või, ma ei tea. Kas sellisega on üldse mõtet loopida sinna? Kuradi kaugele lendab küll. Oh, kurat. Nii räigelt puu otsa kinni. Kurat, see on küll halb. Noh, kukub alla. Oh, jopas. Nii visata, nagu ma alguses viskasin jõe ääres, et kas ma oskan. Oh, lendas küll, noh. Ma ei tea. Peab veel harjutama seda suunda, kuhu ta täpselt lendab. Proovime aegara veel. Tundub, et ei ole siin kalana. Või mul on jälle mingid valed need landid. Ei saa olla, et iga lant on vale ju. Ma olen nii palju erinevaid katsetanud juba. Eelmises videos ja selles. Võib-olla see aeg, päev on aeg, päike paistab, lagi pähe, kalad ei taha süüa. Või ma peangi neid väikseid junne tulema püüdma või usside ja maisiga või? Ei, nagu väga ei tahaks. Tahaks neid pirrakaid ikka. Vähemalt näha ühte.
No nii, ma ei tea, kuidas lood on, aga äkki kuulete mind. Ma loodan vähemalt. Ja kui ei kuulegi, mis seal ikka, oli selline katsetamispäev. Nii on. Küll, nii. Kõik peaks nüüd okei olema ja kaasas, ma ei tea. Loodame. Lähme kivame veits. Mõnus grillilõhn igal pool. Ma ei tea, inimesed grillivad vist. Täitsa mõnus selline. Oi, see grilli lõkke tossa lõhn tuleb linna. Tahaks ise ka teha, kurat. Nii kaua ootanud juba, see rõve külm talv oli, kurat, juba kopa ette viskanud. Aga noh, vaatame, kuna me alles grillima lähme. Elva külaliste maja. Inimesed ehitavad juba. Kõva katuse panek käib. Uus politsei ja päästemaja. Ma ei tea, kas minna vaadata Nõo tanklasse või? Läheme teeme väikse burgeri või? Iseenesest nagu võiks, aga noh. Tegelikult mul just tuli meelde, et ei või ka. Nimelt ma jätsin rahakoti koju. Täna siis süüa ei saa. Aga mega mõnus ilm.
vana mingi suvilarajoon. Ma ei tea, läheme viskame kuhu peale. Vissi küla. ...800 meetri pärast tupik. Mul paar sõpra elas kunagi siin Vissi külas, et lapsepõlves sai päris palju siin käidud ja möllatud. Et päris äge oli. Siin pidi tupik olema, ma ei tea, ma pean ümber keerama vist. On jah, seal on tupik. No ma keeran siis ümber. Hullud uued mastid on küll ehitatud. Mul veel talvine bensiin ka sees, mis ma eelmine sügis panin, et tsikkel ei ole päris nii ergas, kui ta peaks. Et mõtlesin, et ostan, et käin söömas ära ja võtan paagi täis värsket bensu jälle, aga seekord jääb nii nagu on. Nii. Mosina vesiveski. Kuule, siin on ka mingi suur järv. Vapšeena. Seda ma ei teadnudki.
põllutöid tehakse ja mõnus, kurat, oma põllud, värsket söögikraami tuleb, ilus maakoht, suur järv oli seal. Ei ole selle poes käimisega ka hullu midagi. Ostad nädala kraami korraga ära ja hea rahulik elada. Teed, mis tahad, kurat, ei ole mingi lolle naabreid, kes kogu aeg lärmavad ja kolistavad ja teevad asju. Mitte, et mul oleks, aga väga paljudel on. Sellised lood. Ei saanud arugi, kui juba kiirus liiga suur oli. Ega ma arvan, et mind pole kuulda ka. Mõnus on ikka jälle sadulas olla. Viskame korra pilgu peale. Verevisse ei viitsi täna minna. Ilus on küll, aga noh. Poisid mängivad korvpalli ja väga mõnus. Kõrval tenniseväljak ja staadion. Oi kurat, varsti suvi käes. Oi pekki, seal on mingi lapsekari, kurat. Ma mõtlesin, et püüan siin kala, aga siin toimub midagi, ma siis ei hakka segama. Lapsed peale kooli tulid süüa võib-olla.
noh, jääb siis seekord ka selliseks see video, et midagi teha pole. Järgmine kord püüame kuskilt, aga mis seal ikka, seekord siis, ma ei tea, olge tublid ja pange like ja subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau!